Mina olen Merit Kärisel ja mina tulen Saaremaalt, aga õpetan Tartu Kunstikoolis, Tartu Ülikoolis ja Kuressaare Ametikooli disainisuunas ainet nimega sissejuhatusreklaami, piiridega loovus ja reeglitega mäng. Ja lisaks sellele õpetan ma ka piktograafiat. Ja olen esimest korda sellise auditooriumi ees. Reeglina olen siis kooliõpetaja tunnis. Ma ei ole väga suure kogemusega sellise väga, ütleme, kindla eesmärgiga ja lühikese kindla määratud ajaperioodil toimuva koolituse kogemusega, aga vaatame, kuidas meil täna läheb. Kas teie omavahel tunnete üksteist? Suurel määral, aga ma paluksin ikkagi, et te teeksite endale nimesildid, et kui sobib, et siis ma kõnetaksin teid, aeg-ajalt paluksin teil kommenteerida seda, mida ma näitan ja mul on ka mõttes paar rühmatööd, et selles suhtes ja kui nüüd tuleb see väike karp kirjaklambreid, siis disaini eriala õpetajana ma viskaksin teid kohe vette ja annaksin teile esimese loova ülesande. See on teha endale nimesilt ja kinnitada see kirjaklambritega enda külge. Nii et kirjaklambrid on materjal, millega tuleb silt enda külge saada. Et vaatame, kuidas te hakkama saate. Ja see vist ei ole väga raske tegelikult, aga et ma saadan neid pabereid ringi, et kas neil on ka jämedad pildikat, et siis ma näen nimesid, et jah, mul on endal ka mõni kaasas. Kääresid vaja? Ei, kääre ma ei anna. Mitte mingil juhul. Hakkasid tulema. Ja ma vabandan, et natuke koolituse algus hilines, sest et mina valisin koolituse asupaigaks linnavalitsuse, sisenesin, läksin 3. korrusele, leidsin ilusa tühja saali ja ootasin seal. Et kuni Marek helistas ja kutsus ma siia üle, aga ma vaatasin hommikust Tartu linna, tegin akna lahti, lehvitasin inimestele ja ootasin. Ja sekretäri kõik olid väga nõus, et ma selle koolituse seal läbi viin. Kellelegi ei olnud selle vastu midagi. Jah. Mul on endal ka mõni pildikas kaasas. Kas keegi soovib, kirjutage nimi suurelt selgelt. Jah. Palun. Võib-olla nii, kuni te silte valmistate ja kirjaklambrid saabuvad, ma ütlen veel paari sõnaga, et mida ma õpetan. Et väga lühidalt öeldes õpetan ma seda, kuidas sõnade ja piltidega maailmu konstrueerida. Et minu reklaamiõpetus keskendub just
ideede genereerimisele, ideede analüüsimisele. Aga kuna me kohtume siin 3 korda, siis tänase päeva lõpus ma palun teil täita ka lühikese küsimustiku, kus te ise ütleksite, mida te soovite kuulda või kuidas kommunikatsioon teie töövaldkonna ja teie ülesannetega kokku puutub. Et siis need järgmised koolitused oleksid sihitud nii palju kui võimalik teie huvidele, et täna siis räägin ma nii, mida mina mõtlesin ja mida me Marek Muistega enne olime rääkinud, et mis võiks olla vajalik või huvitav. Jah, et tavaliselt õpetan ma siis kunsti- ja disainiõpilasi, nii et vaatame, kuidas teiega läheb, kuidas teie kaasa tulete. Nii, ma saan aru, kirjaklambrid on defitsiit. See on kõik, jah, seni sobib täiesti, kui te panete selle enda ette, et nii on juba kena. Ilma kirjaklambriteta lahendus. Loomulikult, jah, väga hea. Nii, näen loovat lahendust. Jalgratas Toomas, väga tore. Selline kompaktne lahendus, Rauno. Ja kindel, tõsi. Ja kõik joonistavad nii hoolega, tõesti võtsite väga tõsiselt seda loovuseülesannet, et tegelikult piisab. Lips. Väga tore. See on tore, kui inimestel juba hommikul nii head ja värsked mõtted. Lipsu ma pole kunagi varem näinud. Ma tõesti võib öelda, et viis ja istu. Et igasuguseid lahendusi on pakutud. Ja juba teine kuhu saab panna. See on eriti hea, siis on kindlalt näha. Nii. Jah, veel vaja. Ja tänase päeva eesmärk on siis tõesti see, et ma olen otsinud näiteid ja mõelnud ülesandeid, mis peaksid siis liikluse ja linnaruumi planeerimisega kokku sobima, aga ma lähenen siis täna neile täiesti oma seisukohast, nii nagu mina disaini- ja reklaamiõpetajana neid näen. Ja mina nimetaksin neid värsketeks ja loovateks lähenemisteks ja vaatame, mis teie neist arvate. Minule meeldib üldiselt selline loengu pidamise viis, et kohe, kui kellelgi tekib küsimus või mõte, kohe sekkuda, et arutelu on väga teretulnud, et mitte siis hoida neid pärastiseks. Et kohe, jah, kui veel keegi soovib, aga ma nägin, et kirjaklambrid ei olnud üldse vajalikud. Nii, aga teooria osa. Ma mõtlen, et selline koolitus võiks olla võimalikult elav ja praktiline. Ja teooria osas ma paluksin rääkima ühe rahvusvahelise eksperdi, ühe suure rahvusvahelise reklaamiagentuuri töötaja. Ma tõlkisin lühidalt ja nägite, teil on tema mõtted juba ka töölehel. Aga kuulame, vaatame korra tema enda ka ära. Ta räägib seal rohkem, ta räägib väga elavalt. Ja siis arutame natuke selle üle. Ma loodan, et kõlarid hakkavad ka kohe tööle. See on üks 15-minutiline mõtteavaldus. Nii, millised on teie esimesed muljed ja reaktsioonid sellisele jutule? Siin oli mõni väga äärmuslik näide ja eri valdkonnast. Nii puudutas ka natuke teie valdkonda, näiteks
rongi teema. Jah. Jah. Just. Ma mõtlengi, et võib-olla lühidalt siis, kui teil riigis kommentaari ei olnud, et siis ma küsin korra ükshaaval need tema põhinäited läbi. Et rong, kui tõesti inseneridele öeldi, et vaatame, arendame, parendame seda rongi sõitu, siis inseneride lahendus oli see, et sõitu lühendada, aga reklaamimees ütles, et see ei pruugi alati olla lahendus, mis on asjakohane. Et tegelikult, no tema lahendus muidugi see oli selline huumoriga vürtsitatud kõne, eks ole, see oli lühike, selline 15-minutiline auditooriumiga provotseerimine ja torkimine, aga ikkagi tema lahendus oli see, et võib-olla, kui pakkuda inimestele meelelahutust, emotsionaalset väärtust, siis see võib olla mõnel puhul alternatiiv või isegi asjakohasem lahendus inseneride lahendusele. Ikkagi tahaks kuulda, mis te arvate? See kiirus on üks komponent, mis sõidutas. Kui me Tallinnast on üks rongi ja see on väga kiire, inimesed on pahased, siis miks ei ole teist kolmandat rongi. Ja kui meil on 3 rongi, iga üks 20 minutit aeglasena, siis inimesed on rohkem rahul, kui meil on üks rongi ülikiire. Selge. Nii. Kas on veel mõtteid? Üks asja on see, et ühe aspekti peale on päris ei ole õige mängida üks aspekti töö. Aga no tema... See on väga erinev. Asi on elu keerulisem. Aga no tema esindaski, eks ole, just reklaamimeeste mõtlemist, kes mõtlevad. See konkreetne rongi käib üldiselt iga tund korra vähe. Et see on kõlavis. Aga tema mõte oligi suurem, et mõelda nagu väga mitmel tasandil, mis võib olla probleemi lahendus. Samasugust ülesannet või samasugust olukorda kirjeldati ka ühes raamatus, mille ma just hiljuti ostsin ja kus räägiti loovusest ja see raamat algaski näitega, et kuidas te lahendaksite olukorra, kui teil on kõrghoone, kontorihoone, liftid sõidavad üles-alla, kui inimesed kurdavad, et liftid on liiga aeglased ja järjekorrad on liiga pikad. Ja siis, ma ei tea, autor oli kogunud umbes 40 lahendust, kuid ükski neist ei olnud see, mille ta siis peatüki lõpus, ma ei mäleta, kas ta ise mõtles välja või kuidas see leiti, aga lahendus oli see, et alla koridori, kus liftid olid, paigutati peeglid. Inimesed vaatasid, et sel ajal sättisid oma välimust ja kaebused kadusid. Tähendab, ei olnud vaja murda läbi majast veel ühe lifti jaoks koridori, vaid probleemi lahendus oli see, et inimesed enam ei kaevanud. Neil oli muud teha, nad kasutasid selle aja teisiti. Et see on vist samasugune näide. Vassukeelne näide oli inimeste rahulolu ideedega ka näiteks saab ilmselt nagu kõvasti tõsta lihtsalt sellega, et kuidas teenindaja suhtub, kas on ajatab, kuidas inimestega suhelda, et teenuse kvaliteet või selline ei pruugi üldse paraneda, aga inimene tunneb, et temasse suhtutakse paremini. See on see emotsionaalne komponent selle juures. Kas või siin, kus see nägude näide oli ka toodud autojuhtidele, et tihtipeale see mängib väga suurt rolli. No aga siis kommenteerige seda näidet ka, et kiirusekaamerad, mis ei näitaks numbrit, vaid näitaksid kas emotsionaalselt, siis mõjutaksid, näitaksid kurba nägu või rõõmsat nägu. Kuidas te ise näeksite enda autojuhti? Täna on need olemas ka põhjustus. Kiirustablood, kus kiiruse ületamisel siis ei kuvata punast numbrit, vaid siis kas negatiivne nägu või positiivne nägu. No tema väitis, et need on toiminud väga hästi. Et inimene vist kuidagi alateadlikult psühholoogiliselt reageerib rohkem emotsionaalsele. Ma arvan, et sinna võiks panna trahvi suuruse näiteks. Euronumbrid, see tuleb ikka väga sügavalt mõtta. Ja muideks trahvimise asendamisest tuleb ka täna juttu. Et kuidas, üks eksperiment, millega trahve asendati. Nii, siis oli ka Preisi kuninga Friedrich Suure näide, mis on tõesti väga, mis on tegevus, et siis ühe
raames sellele sihtgrupile tähendab. Näiteks reklaamitegijal ei ole kunagi kasu auto sellisest definitsioonist, et auto on 4 rattaga vahend liikumiseks punktist A punkti B. Sellepärast, et mida sellega pihta hakata. Kui sihtgrupp on näiteks purjuspäi kihutavad noored, siis algab kogu kommunikatsioonikampaania, reklaamikampaania mõtlemine auto definitsioonist, mis sel puhul võiks olla näiteks, et auto on kindel tee surnuaiale. See on hoopis teine sõnastamine, mis vastab selle ülesande eesmärgile. Või näiteks, kui eesmärk on jalakäijate tähelepanu pöörata rohkem autodele, siis oleks auto definitsioon sellise kommunikatsioonikampaania alguses, et auto on suurim oht jalakäijale tee ületamisel. Et selles suhtes see Friedrich Suure näide, kuidas ta kuulutas kartuli kuninglikuks juurviljaks ja ta läks veel kaugemale, pani valvurid valvama kuninglikku kartulipõldu, nii et talumeestel oli kohe selge, et seda tuleb öösiti käia varastamas. Ja nagu ta ütles, nii sai alguse Reisimaal põrandaalune kartulikasvatusliikumine. No, ma tahan tõristada korraks. Meil olid ka kartulimässud. Ja siin oli selline reklaamikampaania, et mõistnik lihtsalt andis nii kaua nõuti talumehele. Jah, just. Aga ka siin see kõne mõte oli ka see, et just nimelt keelu ja käsu ja kohustuse asemel võib töötada palju paremini teistsugune lähenemine või teistsugune motiveerimine. See autotürgi ja Türgi näide, et kuidas saada naisi näokattest loobuma, mitte keelata. Ja ta tõi, eks ju, ajakohase paralleeli Sarkoziga, sel hetkel, kui tema seda kõnet pidas, olidki Pariisis parajasti protestid selle vastu, kui Atatürk siis käskis prostituutidel kanda näokatet ja kohe oli selgelt korralik naine seda ei kanna. Aga siiski kultuuri muutmine nii lihtne ei ole. Nii et tõesti, see ongi tegelikult tänane kõige, ütleme selline teooria osa või selline impulss, mis ma tahaksin tänasele meie kohtumisele anda, et ma ütleksin korra lühidalt üle, mida siis Rory Sutherland tahtis öelda, et tõesti inimese mõtlemist ja käitumist on võimalik muuta, kui tõsta toote ja teenuse tarbimisega seotud emotsionaalset rahulolu. Võib-olla Eestis võiks see teema olla ühistransport praegu aktuaalne. Jah. Ridas Tallinnas järgmised valimised 3 eramehed, kes käis välja see, et meie muudame ühistranspordi või erastame ühistranspordi. Arvan, et nad saavad veidi vähem kui seni ääri. Kui seda edasi raudu taotakse. Ma arvan ka. Jah. Et te teaks minema sobi ära. Ma ei tea, kas nad tahavad. Siis teine mõte on see, mis oli kartuli näide, et kui serveerida mingit toodet või materiaalset või mittemateriaalset defitsiiti, samuti reklaamis ja turunduses väga kasutatud võtte. Kaupa on piiratud hulgal või veel parem, see on suunatud ainult väljavalitule. Ainult teil on õigus saada või võimalust kasutada. Mul on meeles täiesti isiklik näide, et kui mõni aasta tagasi propageeriti prügi sorteerimist, mis oli eestlase harjumusele, eriti väikelinna ja maal elava eestlase harjumusele, kes kõik ära põletab, kellel on kodus ahju. Väga suur mõtlemise ja käitumise muutus, siis mina panin tähele, mis mõjus minu ämmale ja äimale. Neile mõjus, ma ei tea, kes see tark inimene oli, kes kirjutas postkasti kirjutatud flaierile sellise lause, teil on õigus oma paketid ära anda tasuta. Ja see oli võlusõna, mis muutis kohustuse tasuta võimaluseks ja õiguseks. Ja tõesti ma nägin ise, et selline sõnastus, selline kommunikatsioon mõjus palju rohkem, kui nüüdsest on kõigil kohustus sorteerida prügi. Siis seda ma juba ütlesin, et toote teisiti defineerimine või toote defineerimine vastavalt ülesande eesmärgile ja vastavalt siis sihtgrupi ootustele on mis tahes korraliku reklaami- ja kommunikatsioonikampaania alus tänapäeval. Kuidas mõistab seda teenust või toodet sihtgrupp, et sellest algab kõik pihta,
sotsiaalne surve, miks mitte, kindlasti mõju ja tõesti siis üldine mõte, et emotsionaalse reaktsiooni rakendamine ratsionaalsete argumentide asemel võib kohe toimida. Nii, jälgin korraks kella, aeg liigub kiiresti. Nii, ikkagi ma mõtlesin, et mis sest, et ma kohtun teiega täna esimest korda, ma väga tahaksin siiski, et meie 3 kohtumisel oleks niivõrd praktiline või ka reaalsusega kokkupuutuv tagajärg kui võimalik. Kuna ma õpetan parajasti ka reedel lähen Tartu Ülikooli oma loengut pidama ja reedel olen ka Tartu Kunstikoolis, siis ma püüan alati leida neile ülesandeid, mis oleksid võimalikult reaalsusega seotud ja ma mõtlesin, et kui te olete nõus, et siis väga tore oleks, kui tekiks tõesti võimalus midagi ellu viia, et sellepärast ma paluksin teil on töölehtedel üks küsimustik, mõelda Tartu linnaruumi kui liikluse probleemile, mida saaks lahendada nii, et linnakodaniku liikleja mõtlemist või käitumist muuta. Ja ma mõtlesin, et seda võiks teha rühmatööna, et te arutaksite 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Näiteks, no siis võiks olla peaaegu 300 grupid, et saada umbes 7 ideed ja ma annaksin need ülesandepüstitused siis Tartu Ülikooli meedia ja kommunikatsiooni magistrandidele mõtlemiseks ja samuti Tartu Kunstikooli õpilastele mõtlemiseks. Et väga tore oleks ja oleks lausa suurepärane tulemus, kui üks või paar neist probleemidest võib-olla mingil moel ühistööl leiaksid avalikku tähelepanu. Aga rühmatöö siis nii. Ja ma mõtlesin, et ma jagaksin teid rühmadesse, aga ma mõtlesin, et ma ei teeks sellist igavat 1, 2, 3 lugemist, vaid ma mõtlesin välja, kuidagi täna liiklus mu mõte liikluse suunal, et ma mõtlesin välja ka veidi loovama viisi. Mina ei ole ise, kuigi ma õpetan kunstikoolis ja disaini eriala, ma ei ole kunagi joonistamist õppinud, et minu taust on hoopis filoloogi ja sotsioloogiat ja kultuurialasid semiootikat olen mina õppinud, aga ma ikkagi joonistasin eile öösel, ma joonistasin liiklusmärke ja ma valisin sellised liiklusmärgid, mis on minu jaoks huvitavad. Ma tunnistan, et öösel kell 1 hakkasin ma neid liiklusmärke ka muutma. Nii et mõned neist on liiklusmärgid, mida reaalsuses ei eksisteeri. Neid on 6. Ja ma tahaksin, et te siis liikuksite ringi, paneksite need liiklusmärgid pusledena kokku ja 4 neist liiklusmärkidest on 1909. aastal Pariisis, siis kas 17 riiki tulid kokku ja leppisid siis kokku 4 esimest rahvusvahelist liiklusmärki, mis kehtivad siiani. Nii et teil on ka ülesanne mõelda, millised olid 4 nii suurt probleemi, et riigid tulid kokku ja kehtestasid või leppisid kokku liiklusmärgid. Et kui te olete 11 leidnud, siis te võiksite arutada, miks see liiklusmärk oli 4 esimese liiklusmärgi seas ja ütleksite sellega välja. Neid märke on siin 6, nii et siis tuleb 6 gruppi tegelikult. Neid on 6 märki, 4 on siis need 1909 kokku lepitud esimesed märgid ja 2 on naljakad märgid. Õigemini 6-3 on minu kui disainiõpetaja ja tähenduse uurija arvates naljakad. Nii et ma ootan ka teie kommentaare, millised 3 märki on naljakad. Ja 1 on liiklusmärgi paroodia, mida ma hiljuti Facebookis nägin. Et siin see ei ole siis niisama rühmadesse jagunemine, vaid mõtlemine ja arutamine. Aga ma